teile kõigile minu poolt. Mina olen hetkel Tallinnas veel töö juures ja mul just hetk tagasi tööpäev lõppes, nii et mul on suurepärane võimalus teile öelda tere õhtust ja tere hommikust korraga, et seda ei juhtu just väga tihti. Heidi on andnud mulle instruktaažid, et mida ma võiksin teiega rääkida ja iseennast ka natukene tutvustada. Ma katsun jagada enda ekraani, vaatan, kuidas see kõik läheb. Et ma mõtlesin, et kõigepealt räägin paar sõna enda kohta, siis vaatame, mis teid huvitab ja siis lähme edasi. Räägin teile tänasest koos tegutsemise rõõmust. Ja minust endast siis nii palju, et ma olen hetkel tegutsemas rahvusvahelise kooli juhina Tallinnas Audentese koolide sihtasutuse juures, aga olen olnud väga kaua tegev kolmanda sektori tegijana ehk siis olnud erinevates MTÜ-des juhatuse liige ja olen ka praegu ja olnud ka sihtasutuse nõukogu juhina tegutsemas. Olen töötanud kohaliku omavalitsuse tasandil ja näete ka seda, et mul on kogemust pagasis muu hulgas näiteks Lottemaa kommunikatsiooni ja eriprojektide juhtide kogemus. Et selline tagataskus on mul nii kontserdikorraldaja kui mängujuhi oskus. Miks ma midagi teen, on seetõttu, et ma armastan loovust, ma armastan mängu, ma armastan läbi mängu koos tegemisi. Ja alustasime juba 21 aastat tagasi oma sõprade ja nende sõpradega ja pakume sellist vahvat lasteprojekti nagu Mäng on väikese inimese töö. Juba 20 suve terve nädala jooksul mängime lastega koos ja õues. Ja see on olnud üks minu suur armastus läbi elu, et pakkuda lastele kokku tulemise võimalust siis erinevas vanuses lastele ja noortele ja olla koos õues mängides tegutsemas ja selle läbi midagi õppida. Aga kui ma olin juba umbes 10 aastat lastega mänginud, siis selgus, et täiskasvanud tahavad ka mängida ja mitte vähe, nad tahavad laulda, nad tahavad mängida etendustes, nad tahavad koos teha, kokku tulla ja see on olnud minu vabatahtliku elu ka üks võtmetegevusi, et ma siis pakun võimalusi kogukonnal koos teha erinevaid projekte. Me oleme teinud projekte nimega Loovuslabor, Mäng on väikese inimese töö juba on mainitud, me oleme teinud kogukonna muusikali, me oleme erinevaid kontserte korraldanud ja nii edasi ja nii edasi. Ja kogu aeg selle mõttega, et koos oleksid tegutsemas nii noored kui vanad, et see oleks loomulik ja kuidagi orgaaniline see kulgemine. Nii, ma vaatan, ma tahtsin tegelikult teile veel näidata seda, et ma näitan teile natukene pilte, panen taustaks lihtsalt jooksma, kui ma räägin, et siis vaatan, kas mul õnnestub see slideshow'na käima panna, et siis te näete, et ma väga teile udu ei aja, et mul on tagataskus erinevaid kogemusi. Ja kui rääkida sellest, et mida see annab, siis see annab just nimelt rõõmu ja annab seda, et väikesed kogukonna liikmed tunnevad ennast hoituna suuremate kogukonna liikmete poolt. Ja mäng on üks selline suurepärane vorm, kus meil ei ole taaka, mis meil on tavaliselt võib juhtuda, et meil on koolis mingi õnnestumiste või ebaõnnestumiste spekter ei tule meiega kaasa ja mängus koos tegemises, teatri tegemises me oleme kuidagi sellised loomingulisemalt vabad. Siin on näha erinevatest aastatest täiesti random, nüüd ma hakkan ka juba kasutama laensõnu, eks ole, juhusliku valimiga on need pildid siin erinevatest paikadest, erinevatest aastatest, erinevatest etendustest ja nii edasi ja nii edasi. Anneliis, kas sa arvad, et sul praegu pildid jooksevad? Tegelikult ei jookse. See on fantastiline, minul jooksevad fantastiliselt. Me näeme sama slaidi kogu aeg. Väga kahju, ma ei tea, kuidas
see siis jälle, okei, no teeme niimoodi, seda praegu ei näe. Vaadake, mul on selline õudselt ilus kalapilt selja taga. Tohutult kaunis ja võtab kokku kogu selle võrgustiku printsiibil tegutsemise. Ja vahel sa tõmbad sealt välja kuldkala ja vahel sa ei tõmba sealt kuldkala ja praegu hetkel tundub, et meil on ikkagi tase selles ekraanide ja muude asjade jagamises ei ole päris see. Vot, aga olen siis Heidi läbi kursis sellega, et erinevaid ettevõtmise ise pidevalt korraldate ja väiksemate ja suuremate inimestega ehk siis lastega või noortega või juba täitsa täiskasvanutega ja kuidagi on vaja meeskondi motiveerida. Ja midagi pole teha, meeskondade motiveerimine igal ühel tuleb isemoodi välja, aga mina olen kasutanud seda vana head nõksu, et kui sa oled leidnud inimesed enda ümber, kellega sul on ühetaoline mõtlemine, siis tulevad su projektid ka väga võib-olla üheülbalised välja. Aga kui sa oled leidnud enda ümber inimesi, kes tegutsevad erinevatel elualadel, nendel on erinevad huvialad ja sa oskad leida nendest selle kõige parema, huvitavama ja nende kõige tugevama külje, siis on alati tulemus palju-palju parem. Nii et ma nüüd jällegi proovin tagasi minna enda selle asja juurde, mis on... No ma ei tea, kas mul õnnestub seda nüüd teiega jagada uuesti. Järeldus tuleb ikka päris laager korraldada. Mina arvan ka, ma väga hea meelega tuleksin teiega koos kuskile laagrisse ja siis räägiksime juba põhjalikumalt ja saaksime palju mänge läbi mängida ja mis mul on tõesti tagataskus olemas õues mängimise kogemust. Meil on lasteprojektis rohkem kui 100 last korraga, 150 last on tavaliselt nädal aega meil pargimurul, pargiväljakul ja me lihtsalt oleme vedamas liikuva mänguväljaku projekti seetõttu, et propageerida koos mängimist niimoodi, et sa saad ise mängu luua. Kui te olete täheldanud, kuidas lapsed mängivad, siis kõige suurem osakaal ajast kulub tavaliselt mängu ülesehitamisele. Ja vot seda me lastega koos ka praktiseerime, et me ehitame seda mängu koos üles, et igaüks saab oma rolli, et nad teavad, missugune osatähtsus nende olemasolul selles meeskonnas on. Ja siis on kõik valmis ühise eesmärgi nimel ka pingutama. Ja teate, täpselt samasugune printsiip on mul, kui ma teen midagi noorte inimestega, et koos midagi üles ehitades ja igaüks, kui tajub oma rolli ja saab aru, missuguse väärtuse tema olemasolu endaga kaasa toob sellesse meeskonda, seda tugevam see meeskond toimimine on. Kas te nüüd näete minu desktopil olevat PowerPoint esitlust ka või ei näe? Ma ei saanud aru. Näeme. Olgu. Et miks me midagi teeme ja kellest moodustub meeskond? Kui millegi tegemist alustan, siis mul tavaliselt on niimoodi, pea on ideid täis ja tahaks tohutult ellu viia igasuguseid asju, aga olen läbi elu tulnud kindla teadmisega, et üksi on hea, aga koos on kindlam. Ja olen kogenud seda, et kuigi mul on kõige paremad ideed, võib-olla teistel on tegelikult veel paremad. Ja kindlasti elluviimise seisukohalt on alati olnud olulisem see, et meil, kui igaüks saab natukene kaasa rääkida, siis õnnestub see projekt palju suuremal määral ja palju tugevam on selle tulem. Kui me teame kõik, et me oleme sellesse juba päris nagu idee tasandil saanud kaasa rääkida. Kui ma juba mainisin, ma proovin leida üles iga inimese tugevuse ja siis seda võimalikult kasulikult ära rakendada. Heidi võib seda kinnitada hiljem, sest et ta on minu projekti kõrvalt näinud ja me oleme mõnda asja ka koos teinud.
aga sellest ainult ei piisa, et me nii-öelda nende tugevusi ära kasutame, vaid tihtilugu on just see, et projekte vedades kõige olulisem, et sa jaksad ära kuulata, sa jaksad olemas olla. Ma olen teinud supi õhtutest kaneelirullide pühapäevadeni oma vabatahtlikele, et neid hoida, et nende meeleolu üleval hoida ja nende tegutsemistahet hoida siis nagu põlevana, siis, et see ära ei kustuks. Ja alati proovin jälgida seda, et ma mõtlen läbi, et millised on need inimesed, keda ma vajan ettevõtmise õnnestumiseks ja kuidas neid kaasata, siis iga kord kasutan natukene erinevaid nõkse, et hoida siis tegusana seda tiimi, et kõik ei kukuks kuidagi minu kui projektijuhi õlgadele. Vot, et kõige tähtsam asjade juures olen ise täheldanud, on see, et kõik meeskonnaliikmed saaksid ühiselt aru, et mis see siis ikkagi on, mida me korraldama parajasti hakkame ja millisel eesmärgil me seda teeme. Ja missugune on minu roll selles meeskonnas, missugused on ülesanded, et ma saaksin adekvaatselt hinnata seda, et kas mul on tegelikult selleks aega või ma teen seda mingil muul põhjusel, mitte sellepärast, et ma ise seda väga tahaksin teha. Mul on ühe projekti kirjutamisel selline kogemus, kus ma pidin põhjendama, et kuidas meie tegevus suurendab vabatahtlike arvu. Ja siis ma vaidlesin selle rahastuskomisjoniga, et sa ei saa inimese vabad tahet mitte kunagi garanteerida. Vabatahtlik tegevus põhinebki vabal tahtel ja see, kas tekib või ei teki, sa ei saa seda ette määratleda, sa saad seda prognoosida, aga seda nagu garanteerida on väga keeruline. Aga tõsi ta on, et kui midagi sünnib sinu seest olevast tungist midagi korda saata, siis see õnnestumise määr on kindlasti palju suurem. Ja väga oluline on aru saada, et mis on see lõpptulem, mille nimel me tegutseme, et kõik oleksid valmis pingutama. Et see on kindlasti väga tähtis. Et ma olen märganud seda, et kui ma tegevuskava ja ajaraami sean projektile absoluutselt ebarealistlikku, et siis see ettevõtmine ka kindlasti ei õnnestu selliselt, nagu ma seda olen ette planeerinud ja kavandanud iseenda peas. Hea on, kui sa ikkagi kõik asjad inimestega, kes sinu meeskonna liikmed on, võrdselt ka läbi räägid ja kogu aeg inimesi samas infoväljas hoiad. Et see motiveerib neid olema sinuga koos algusest lõpuni. Et see on hästi oluline ja pidevalt endale kogu aeg meelde tuletada, et iga sinu projekti meeskonna liige on selle projekti turundaja. Tema kannab seda sama väärtusbaasi, seda, mida te soovite ellu viia ja räägib sellest õhinaga, kui ta on asjas vägagi sees. Ja sellega tuleb leppida, et kõik niikuinii ei õnnestu ja mingil hetkel, kui sa mingit sündmust korraldad, siis avastad, et koristamise hetkeks on kõik lahkunud, ära läinud ja sa pead ikkagi asju üksinda lõpetama, siis mina olen õppinud sellest kogemusest, et osad tegevused on mõistlik projektidesse sisse osta, kui see on võimalik. Et kui sa tead juba ette, et selleks hetkeks on su meeskond väsinud, et sa ei pigista seda sidrunist nagu viimast mahla välja ja see garanteerib selle, et ta tahab sul järgmises projektis ka kaasa lüüa. Vot, kui ma kultuurikorraldajatega räägin, siis siin mõnda pilti te näete, ma võtsin kõik sellest slideshow'st pildid enamus välja, mis on mu enda projektide pildid, et näitan teile eraldi ja palun väga, nüüd me siin oleme. Olen näinud seda, et inimesed, kes on projekti eest vedamas, võivad väga väsida just sellel hetkel, kui on projekti elluviimise hetk ja siin on üks väga selline tähtis asi endal kogu aeg meelde tuletada, et mitte keegi teine ei tea, kuidas see projekt pidi välja kukkuma. Et seda teate ainult teie ja lähimad korraldusmeeskonna liikmed. Et on oluline, et hoiad ka oma meeskonna liikmeid sellel hetkel, kui midagi läheb natukene metsa. Et muidu nad võivad järgmisel projektil
mitte enam sinuga nii väga rõõmsasti kaasa tulla. Ja seda, et kui me kedagi tahame tänada, et siis kindlasti võiksime mõelda seda, et tänu väärivad kõik absoluutselt võrdselt ja mitte kedagi ei tohiks kuidagi eriliselt tänada ja kedagi tänada niimoodi, et näiteks ma tänan Heidi, ma tänan sind suurepärase panuse eest minu ettevõtmisse ja Malle, ma tänan sind ka, et sa leidsid aega ja võtsid selle sündmuse korraldamisest osa. Et katsuda seda alati hoida ka sellisel tasemel, et kõikide panus on olnud nende võimalustest lähtuv ja seetõttu väga väärtuslik. Vot nii, et ma selle panen praegu kinni ja loodan, et ma saan ikkagi need pildid teile tööle, sest et projekte, millest rääkida, kuidas me oleme midagi teinud ja mis on ühe või teise sündmuse korraldamiseni välja viinud, on mitmeid. Aga mind huvitaks see, et milliseid projekte te eelkõige korraldate või ellu viite, kavandate ja missugust tuge te kõige rohkem vajaksite. Kas te tunnete ennast korraldamises üksi? Kas teil on ainult näiteks võimalik kasutada vabatahtlike abi, kui suured need vabatahtlike grupid on, et selleks, et teha sellist päris koolitust, et kuidas viia ellu ühte suuremat või väiksemat projekti, mis läbi mõelda, milliseid soovitusi anda. Selleks ma peaksin teid natukene rohkem tundma. Kui teil on kellelgi kohe mõni küsimus, siis ma hea meelega sellest lähtuvalt kohe jagaksin oma kogemusi. Kas tohib? Meil on suur projekt tulemas järgmisel aastal. Me algul mõtlesime, et me teeme sügisel. See tähendab, et meie Eesti kool saab 15-aastaseks, aga me otsustasime, et me viime selle järgmise aasta maikuusse ja teeme selle koos lõpupäevaga. Ja nüüd me otsime selleks täielikult teemat või et teha see võimalikult huvitavaks nii meie vanematele, kes on 15 aastat meie lapsi toonud, sest meil on paraku lapsi veel koolis, kes on tõesti esimesest päevast need 15 aastat käinud ja tahaksime tuua neid kõiki kokku ja praegu teie juttu kuulates tekkis mul selline mõte, et kas oleksite järsku nõus tulema meile neid mänge ja organiseerima ja võib-olla ka siis ütleme siin Ameerika õpetajad kohale kutsuda, et teha ka väike loeng, mingi paaripäevane projekt korraldada järgmise aasta maikuus ja lastele vahvate tegevustega ja võib-olla siis ka saaks Heidi teiega koos meile külla tulla, mida me nii väga ootame, et kas see oleks mõeldav? No mõelda saab alati, aga ma ütlen seda, et kui on sellised kogukondlikud ettevõtmised, nagu ka on kooli sündmuse korraldamine, kooli sünnipäeva korraldamine, siis kõike neid tegevusi läbi mõeldes on võimalik luua üks selliste väiksemate tegevuste jada, mis ometi liidab kõik nagu üheks tervikuks. Näiteks toon teile mõned näited. Ma olen vedanud sellist projekti nagu loovuslabor ja selle mõttega, et igas inimeses on loovuspisik, on peidus, on tarvis lihtsalt katsetada, erinevas vanuses inimesed võivad katsetada erinevate tegevustega ja nad leiavad midagi, mis võib-olla just on neile sobiv, aga sa pead selleks pakkuma nagu erinevaid võimalusi kokku tulemiseks, sest et väga paljudel inimestel ei ole seda ettevõtlikkust, et nad läheksid ja otsiksid endale. Näiteks meil oli väga populaarne gurmeelabor. Ehk siis me katsetasime seda, kuidas teha erinevate maailma rahvaste kööke ja leidsime oma kogukonnast inimesed, kes ühte või teist või kolmandat kööki väga hästi oma kodustes tingimustes tegid. Ja rahvast tuli kokku väga palju ja sellest sai terve selline 5 aastat kestev kokandussündmuste jada, kus igal kuul vähemalt üks kord tuldi kokku ja see on väga hea nõks alustada erinevate projektide meeskonna loomisega.
sest et söögi tegemise juures lõuad saavad lõksutada ja inimesed saavad vabalt avada oma mõtteid, mis veel võiks teha, mis neile veel meeldiks, mida nad veel tahaksid proovida, katsetada ja nii edasi. Nii et sellest kokanduse nii-öelda sellest gurmeelaborist sündis väga-väga erinevaid projekte. Kaasa arvatud näiteks edasi me läksime, tegime fotolabori, kus igal inimesel on telefon ja tehakse pilte, aga me siis sellised temaatilised, kuidas pildistada loodust, kuidas pildistada inimest ja sellest sündis siis jällegi näitus ja edasi sündisid brošüürid, kasutati neid pilte kodulehekülgede ilmestamiseks ja nii edasi, nii edasi. Et üks tegevus viib alati nagu teiseni. Et selles mõttes, kust alustada, kuidas alustada ja mida teha, kindlasti ma olen nõus kaasa mõtlema. Kas ma jõuan sinna tulla, seda me peame juba natukene tõesti täpsemalt rääkima. Siis, mis on olnud selline, mis väga meeldib ja mida me saaksime tegelikult oma noortega teile võib-olla tõepoolest pakkuda. Sest mul on sellised toredad mängujuhid, kellel on kogemus selleks, et mängida 150 lapsega õues. Et mis mängud need on? Et me oleme toonud tagasi nii-öelda laste mängude valikusse. Meil on nutivaba laager, et ma ütlen seda ka ära näiteks. Et me oleme toonud mängude valikusse vanad head ukakas ja 12 pulka ja muud sellised mängud, mis on sellised toredad ja ei nõua sult igasuguseid plasmassvidinaid, mida sul peab olema tonnide viisi. Ja mis lastele väga meeldivad mängida vanaema lõngakerast kuni vaned luiged ja nii edasi ja nii edasi. Et meil on neid mänge üks 50 vabalt, mida siis ka üle neti ju saab tegelikult õpetada ja koos mängida. Et saab seda näiteks mõelda, et see on täiesti selline pakkumine, et mul on selline 3-4 väga head mängujuhti ja absoluutselt ei ole probleem teha seda kas eesti või inglise keeles, et see on ka võimalik. Näiteks. Meie lapsed on tegelikult, me oleme neile õpetanud eesti mänge ja mängime seda põhiliselt suvelaagris. Kõik need ukakad ja haned luiged ja kõik need on meile täitsa tuttavad mängud ja meie lastele väga meeldivad. Ja nüüd, kui me käesoleva aasta lõpupeo korraldasime, siis me tegime seda naksitrallide põhimõttel. Meie õpetajad riietusid naksitrallideks. Ma arvan, et Heidi vist on neid pilte näinud meie lõpupeost. Aga me ei teinud seda etendusena niimoodi, et see oleks nüüd olnud mingi õpetajad õpivad selgeks mingi loo naksitrallidest ja siis lihtsalt näitlevad selle lastele, vaid me tegime seda selle põhimõttel, et me sidusime sinna sisse vastavalt sellele, et kui seal kassid vallutasid linna, siis meie jäetise auto näiteks jäi sinna, nii nagu meie lapsed ütlevad, kasutavad mitte ummikusse, aga trafikusse ja siis me saime seal teatud sõnu, eesti keeles selliseid, mida nemad ei tea kasutada ja pluss me sidusime sinna liikumismängud, näiteks kassi-hiiremäng, siis see pimesikumäng, et kass püüdis hiirt ja ala sellised mängud ja samas, mis oli siis veel, et pärast, et siis kõik need naksitrallid võtsid erinevad rühmad kokku ja vastavalt vanusele mängisid siis, kes vaatas vanasõnadest, kes vaatas mõistatustest ja kes siis väiksemad vastasid, loeti katkend ette muinasjutust ja pidid ära vastama selle ja lastele väga meeldis, see oli siis meie selleaastane lõpupidu, mis oli. Me oleme päris selliseid projekte kasutanud ja alati nagu temaatiliselt teinud, aga nüüd lõpupeoks, siin ma just vaatasingi, et olid väga sellised vahvad asjad, et mida võiks veel korraldada, et mõtteid oleks väga tänud, kui saaks ka isegi neti teel mingeid veel uusi mänge, mida me ei tea, et neid jagada. Aitäh! Ja seda kindlasti ma olen valmis tegema. Ma ei tea, nüüd ma proovisin uuesti teile pilte näidata vahepeal, et kas nüüd te näete või? Näeme. Okei, siis ma lihtsalt panen need jooksma, sest te näete, et siin on erinevad laste etendused, et me oleme selle 150 lapse ja 70 vabatahtlikuga me valmistame 4 päevaga ette siis sellised värsivormis kirjutatud etendused, kus mina räägin muinasjutuvestjana teksti ja siis lapsed mängivad selles tekstis täpselt nii, nagu välja tuleb.
Nii et siin te näete erinevate aastate etenduste pilte, siis te saate aru, et ma tegelikult ei räägi teile siin niimoodi lihtsalt teoreetiliselt pinnalt, vaid ma praktiliselt ikkagi igal aastal teeme selliseid ettevõtmisi. Näete, et meil kõik selline laagributafooria valmib väga käepäraste vahenditega ja meil on aastatega oleme kogunud endale kostüümilao, kust me siis jällegi 200 kostüümi välja võtame ja lapsed kõik ära kostüümeerime ja ütlen seda, et kostüümid teevad poole etendusest alati ära. Nii et väga tore variant midagi koos lapsi panna tegema on alati tsirkus. Tsirkus annab võimaluse selle, et kõik anded saavad avalduda ja saab sellise huumorivõtmes natukene ka neid tsirkuse numbreid ette valmistada, et iga 5 aasta tagant me korraldame ühes tsirkuse etenduse, siis lapsed saavad seal olla oma erinevate annetega kõik ühes suures loos laval olemas ja miks me seda kunagi tegema üldse hakkasime, lisaks sellele, et lapsed ei mängi enam väga palju koos ja õues, oli see, et kui ma näiteks käisin lasteaia või kooli sellistel erinevatel kontserditel, siis alati kuidagi esinesid need, kes, ma ei tea, olid väga ilmekad, lugesid luuletusi või siis oskasid hästi laulda ja poisid võisid olla näiteks kuused või jänesed või mingid sellised rohkem sõnadeta tegijad, et nad ei olnud väga oma loomulikus sellises energilisuses ära kasutatud ja siis peamiselt poiste pärast me kunagi Mängul väikese inimese töölaagrit hakkasime üldse korraldama, kuigi nüüd te näete peamiselt tüdrukute pilte. Aga siin hetkel õnneks tulid mõned triibulised onklid ka. Ja siis lihtsalt loominguliselt lähenedes, leiutades erinevaid variante, mis siis lapsed ja noored võiksid teha, oleme neid sündmusi korraldanud. Poistele alati meeldib natukene hiilida ja luurata ja teha mingeid selliseid poistele iseloomulikke asju. Me oleme õpetanud neid vibusid tegema ja muud sellist ja neid niisama trikitama ja nii edasi ja nii edasi. Nüüd mul on siin väga palju tsirkuse pilte. Ma vaatan, kas tuleb siin midagi muud ka. Ma ei julge enam ühtegi pilti ekraanilt ära panna. Siin on üks etendus, mis on Eile ei kunagi maal, mis on interpretatsioon siis Peeter Paani loost. Siin on näha, me oleme aeg-ajalt mängime indiaanlasi ja kauboisid ja aeg-ajalt me mängime mõnd muud. Et kui vahepeal kellelgi tuleb küsimusi või ka veel mingeid ettepanekuid selleks, et me saaksime teid kuidagi üle neti natukene tugida mõnel teisel päeval juba teie oma meeskonnaga, et siis andke meile märku. Siin on näha, meil on olnud etendusi, kus me oleme ehitanud eestlaste linnuse ja viikingite laeva ja nii edasi. Neid lugusid, mida rääkida sinna juurde, mis on juhtunud nende etenduste raames, on väga palju. Et siin on juures olevatelt piltidelt näha, siin me oleme mänginud musketäride etendust ja nii edasi ja korraldame vahepeal kogukonna erinevaid muid ettevõtmisi. Siin on näha ka, et täiskasvanud, kui tahtsid mängima hakata, siis hakkasime täiskasvanutega teatrit tegema ja sellest on ka omaette igasuguseid lugusid välja kujunenud. Ma võin teile pilte muidugi tohutult näidata, aga see ei ole tänase kohtumise eesmärk. Eesmärk on see, et kui teil on midagi küsida, siis ma saaksin teile vastata. Anneliis, minu meelest mõni aasta tagasi ma korra tegin juttu, aga siis see jutt jäi meil kuskile ripakile, kui ma uurisin, et missugustesse Eestis toimuvatesse laagritesse saab ka väliseesti lapsi kutsuda või kaasata. See sinu laager on selles mõttes üks õnnetu juhtum, et kohad saavad täis enne, kui keegi hingatagi jõuab kohalikest lastest. Kas see jälle sama seis, et tegelikult kohti ei ole? Ma pean ütlema, et meil on absoluutselt igal aastal on väliseestlaste lapsi. Absoluutselt igal aastal.
on meil lapsi, kes tulevad nii ka sellel aastal, sellel suvel meil on jällegi juulikuus on laager ja ma tean, et vähemalt 6 väliseesti last on tulemas, sest et nende vanaemad on, ma ei tea, kuidagi eriti valvel ja ma kindlasti ei ütle mitte ühelegi lapsele ära, kes väliseesti lapsena tahab tulla meie laagrisse mängima, kui ta on samal ajal Eestis, et ma katsun teha neile erandeid, sest et see on üks vähene paik, kus nad päriselt saavad nii suures nagu Eesti laste koosluses korraks kaasa mängida. Et neid lastelaagreid kindlasti üle Eesti on, aga põhimõtteliselt, kui oleks siis tahtmine panna mingi väliseesti lastest suurem grupp kokku, meie korraldame, eks ole, päevalaagrit, meil on ainult 1 öö, ollakse koha peal telkides ja see teeb nagu selle elu eriti põnevaks, et seda saab niimoodi pakkuda, et lapsed saavad ühe sellise üle öö olemise kogemuse ka. Paljudel nendest sellist asja üldse pole, et nad on emadest, isadest üldse eemal ja nii edasi, et siin on, selle laagri nimi on Mäng on väikese inimese töö. Ja sellel aastal me mängime sellist muinasjutu nagu Kaardipaki kuningriik. Siis meil on selline ettevõtmine. Ja ma olen siiamaani, mul on õnneks läinud, et ma ikkagi leian kogukonnast neid poisse, neid 14–20 aastasi noorhärrasid, kes projekti kaasa mängima tulevad, sest et see on üks selle projekti edu võti, et poisid on ka kaasatud sellesse tegemisse. Heidi enda poeg on olnud mul ka laagris kunagi mõned aastad tagasi ja su tütar on olnud meil vabatahtlik ja meil käib vabatahtlikke ka üle ilma, muideks. Meil on olnud ka vabatahtlikud, kes tulevad väliseestlased, kes on tulnud meile laagrisse seda kogemust saama, et nad on nädal aega seal meiega koos. Ja meil on olnud ka lihtsalt rahvusvaheline noorsoovahetus ühel aastal laagri raames ja siis meil oli 5 erinevast riigist vabatahtlikud olid grupijuhiks. Et kõigega saab hakkama, kui tahta teha ja mäng on üks selline asi, mis tegelikult vajab lihtsalt mängulusti ja väga vähe on seal keelebarjääre laste vahel üldse. Jah, et see on väga tore. Et meil on olnud lapsi Ameerikast, meil on olnud lapsi Kanadast, Hollandist, Soomest, sellel aastal tuleb Kreekast ja nii edasi. Et lapsi on jah erinevaid. Aga sellised, kuhu lapsed saaksid tulla, ma arvan, et siis peab tegema tegelikult koostööd Eesti Noorsootöö Keskusega ja välja raalima päriselt need lastelaagrid, kuhu siis on võimalik lastel tulla. Väga paljud nendest on ju tegelikult pakuvad seda, et sa tuledki üheks vahetuseks 10 päeva ja nii nagu vanasti olid laagrid. Et neid on üsna mitmeid. Seda ma nagu ei kahtlegi, ilmselgelt on lihtsalt, et ma mõtlen oma peas terve aeg, et kas võiks nagu 2-3 mõtiskleda mingi sellise rahastatud ürituse peale, et ongi pooled kohalikud või no ma ei tea, 2/3 kohalikke ja 1/3 mitte kohalikke lapsi. Jah, no ma väga hea meelega ütleksin, et tere tulemast ja kindlasti me saaksime selles osas läbi rääkida, et 20 last võtta, et meil on sellel aastal tahtsime võtta 100 last, 3 päevaga müüdi kõik 100 piletit välja ja oleme selle seisu ees, et hetkel on nimekirjas 120 ja iga kord ütlen, et tegelikult on nimekiri kinni ja üldse avalikult enam ei võta kedagi. Sest et ma võtan tohutu vastutuse selle 120 lapse eest seal mänguplatsil põhimõtteliselt. Et tegelikult on see ka Eesti seadus läheb järjest last kaitsvamaks, mis on ühest küljest väga hea, aga teisalt enam selliseid toredaid torne me ei ehita, kuhu laps saab 4 meetri kõrgusele üles ronida. Sest et ütleme niimoodi, et ma ei taha lõpetada selles kohas, kus mulle saab saata kuivikuid ja veel mõnda poppi. Ja et sellised mäng on üks asi, mis huvitaval kombel liidab erinevad põlvkonnad ikkagi ja erinevad vanusegrupid sellisena, et mul on kõige väiksemad on laagris seal 6-aastased ja
ja siis need noored inimesed, siis seal on ikka sellised paarikümne aastased, kes nende grupijuhid on enamjaolt jaolt 14, 15, 16 seal hulgas ka, kes on siis abigrupijuhtideks. Nii et selle tõttu see tunne, kus 6-aastane ja 18-aastane mängivad koos, et see on väga tore kõrvalt vaadata. Ja teatri tegemise mängimine annab selleks ühe suure võimaluse. Et see liidab inimesi väga-väga palju kokku. Kindlasti paljude koolide juures, paljud lapsed, kes käivad ka teistes koolides, on just ka see kogukonna tunnetus tuleb läbi erinevate selliste suurte ühisprojektide, mis tehakse koolides või kogukonna juures või mõne noortekeskuse juures või nii edasi. Et see liidab kokku ja tekitab sellise väikse nagu janu uute asjade järele. Uute samalaadsete kogemuste järele. Mul oleks veel üks küsimus, kui tohib. Sellepärast ma siin olen. Muidugi ma tean, et ega eriti keegi ei taha oma stsenaariumi ja asju jagada, aga kuna meil on nüüd nagu konkreetne üritus tulemas, mida me praegu paneme kokku, see on augusti algul, on meie laste suvelaager, mis on koolilaager ja oodatud on lapsed vanuses 3–15. Me teame, et neid on, kuna need meie koolilapsed ikkagi võtavad kõik osa sellest ja meil on ka samamoodi, et neljapäev on meil nagu poolikpäev, aga reede hommikul me alustame ja koos ööga ja lõpetame siis laupäeva hommikul pannkoogi söömisena, kui peale seda siis lapsed lahkuvad. Ja kui oleks võimalik mingit sellist toredat stsenaariumi jagada, mida me võiksime siis nagu kasutada ja mis ei ole, kas oleks üldse selline võimalus, et te jagaksite mõnda stsenaariumi mõnest lihtsamast üritusest või peost või etendusest, mida me saaksime siis nagu kasutada? No just siis me teeme niimoodi, et me teeme ühe kõne omavahel ühel päeval, et siis me saame rääkida, et mis need variandid ja võimalused on. Ma olen kirjutanud umbes 10-12 värsivormis laste etendust, aga see on ikkagi hästi arvesse võttev meie kohaliku võimalusi, eripära ja nii edasi. Aga kindlasti me saame rääkida, et mis see võiks olla. Ja stsenaariumi osas täpselt samamoodi, et mul väga vähe on selliseid stsenaariume, mis ma olen lihtsalt alles hoidnud, vaid kõik on kuidagi on sündinud ja siis on kustunud ajaloo annaalidest. Nii et selles mõttes peab olema saab mõelda juba hästi konkreetselt teema peale, mis teid võiks huvitada. Et ma usun, et sellistest stsenaariumitest või natukene mingitest sellistest asjadest, kuidas seda kokku panna ja millist muinasjuttu kasutada, ma usun, et peale minu on ka teised huvitatud, sest võib-olla Euroopa koolid on rohkem kättesaadavad igasugustest teatritest ja asjadest, aga meile kahjuks tuleb seda veel eriti praegu selle koroonaga on meil ju nõue, et kes siia tulevad, peavad olema kõik täiesti vaktsineeritud ja testid ja igasugused asjad, mis Ameerika vastu võtab, siis meil paraku jääb see asi ainult niimoodi, et me saame korraldada ise seda ja teha ise nagu nii palju, kui me oskame, et siis meil oleks igasugune abi, aga ma väga tahtsin ka seda paluda, et kas ma saaksin teie kontaktid, et kas või teha siis väike mingisugune Zoom kõne, kus me saaksime arutada neid. Mingil hetkel kindlasti ma lihtsalt ütlen teile, et meie etendused, et meil on selline, alati on natukene sellise kiiksuga etendused ka, et meil on olnud näiteks selline etendus, mis kannab pealkirja päris ja prints, päris ja suhteliselt keeruline lavastada. Siis on olnud näiteks kuuleb hääli seiklused ehk 5 unenägu rahusuitsuga. Ja nii edasi. Meil on olnud just see vimka, et keegi vabatahtlikest ütleb mingi pealkirja ja mina pean selle pealkirjaga etenduse kirjutama. Aga te saate neid vaadata ja on olnud ka näiteks segadus muinasjutu maailmas ehk vennad kruvid on puhkusel. No vot, mis seal kõik juhtub, siis on näha, aga on ka
teemantripats, kübarasulg ja mõõgatärin näiteks, mis on musketäride etenduse põhjal või musketäride Dumas siis romaani põhjal kirjutatud ja nii edasi, et mul neid tekste on, et ma neid jagada võin küll. Et võib-olla saate mingeid katkendeid kasutada, sest see on sellised lihtsakoelised värsid on seal, päris Puškin ma ei ole. Aitäh! Et aga ja see, kuidas hoida nagu tuld õõgumas ja kuidas hoida lastel silmad säramas ja kuidas hoida neid selles keeleruumis, et sellele ma olen väga rõõmus, et üle ilma on selliseid inimesi nagu teie, et suudate seda üldse, seda eestlust ja meie keelt nendel aidata alles hoida või üldse, et nad õpivad selle ära, et võib-olla paljud ei õpigi kodus. Ma veel lisaks siia ühe sellise mõtte, et mul oli päris meeldiv üllatus sel aastal, kui tegelikkuses minu enda lapselaps pöördus minu poole siin mai algul ja ütles, et kas ma saaksin, ta on muidugi Eesti kooli lõpetanud ja praegu õpib Stanfordi ülikoolis ja tema tegi nüüd ülikoolis Stanfordis, Californias, tegi eesti keele eksami ja õppis eesti keelt teise keelena. Nii et mis on väga tore asi, et ka meie ülikoolid Ameerikas on isegi võimalik õppida teise keelena, mitte ainult prantsuse keelt, hispaania keelt või saksa keelt, aga on võimalik Stanfordis õppida ka eesti keelt teise keelena. Ja sooritas selle eksami väga hästi, nii et mis oli väga meeldiv kogemus ja võib-olla ka hea teadmine Eesti Instituudile. Kindlasti. Nii. Kas teil on veel kellelgi mõnd küsimust, et siis ma näitan meie suurepäraseid poisse vahepeal, et kui mul need poisid laagris veel grupijuhtidena olid, siis me olime eriti populaarsed. Et siin lihtsalt lasin veel piltidel joosta, et ekraan ei oleks lihtsalt mind täis. Et siin sündmusi on olnud väga erinevaid. Ma just vaatasin ühel päeval, et ma olen korraldanud üle 300 sündmuse. Siin on disko põrsas. See on ka üks etendus. Aga see pole näha, sul on ikka indiaanlase pilt ees. Asja, no ütleme, ma loobun. Ma omarust näitasin teile tohutu koguse igasuguseid pilte, et mind ennast ei oleks. No see on väga kurb. Et see niimoodi läheb. Aga kui teil ei ole praegu hetkel rohkem kellelgi konkreetseid küsimusi, siis tegelikult see meeskondade hoidmise teema ja meeskondade loomise teema, see on igas maailmapaigas kindlasti isesugune ja igas inimeses endas kinni. Nii ereda leegiga, kui sa jaksad põleda, soojendad sa teisi enda ümber. Et see tegelikult on nii. Heidi, kes on teid siia täna kokku kutsunud, tema võiks rääkida oma hulludest projektidest. Viimane projekt oli nii hull, et see tõi 10 000 inimesi kokku ja koguti tohutu suur hulk annetusi Ukraina heaks. Nii et me oleme Heidiga 2 hullu, kes on juhtumisi, kelle elutee on kokku viinud. Jah. Heidi, kas sa oled rahul, kui ma lihtsalt ei proovi aega täis rääkida? Ja, ma olen rahul. Muidugi, ei, siin ei ole nagu üldse küsimustki. Ja ilmselgelt ma kestvalt tänan sind sinu olemasolu eest ja mõtleme selle laagri teema peale. Võib-olla õnnestub midagi järgmiseks suveks aretada ühes või teises võtmes. Ja, või siis me pakumegi seda, et on näiteks mängude koolitus või mis iganes, et kes tahab, saab sisse sinna hüpata, et võib-olla mõne uue mängu õppida, mis me oleme ise avastanud, et mis lastele väga hästi peale läheb erinevas vanuseastmes. Meil on selliseid inimesi, kes töötavad laste vanuste lastega igapäevaselt. Meil on selliseid lapsi, noori, kes absoluutselt ei tööta muidu noorsootöö valdkonnas, kes on väga head mängujuhid. Nii et, ja me iga kord mõtleme välja mingi põneva maastikumängu näiteks
ja mis on väiksemates kohtades, on kindlasti kergem korraldada, kui on inimestega läbi räägitud, siis saab väga põnevaid asju maastikumängu sisse panna, et mida uurida, avastada, leiutada ja kogeda. Maastikumängu koolistud. Heidi, kas sa mõtled selle laagri suhtes, et siis see kattuks selle mäng on väikese inimese töö või kuidas sa mõtled või mida sa praegu silmas pidasid? Ei, ma ise, kuna ma olin ka ühes komisjonis, mis tegeles keelekümbluslaagrite rahastusega, see on see heade ideede puudus tegelikult, et kui oleks olnud üks selline laager nagu Annelis teeb ja mingisuguses vahekorras neid väliseesti lapsi ja Eesti lapsi, et see oleks nagu 100% rahastuse saanud. Ja siis mõeldi, kuhu seda raha panna. Aga vaatame, mis tulevikumuusika on. Jah, sest et siin mingid logistikaprobleemid muidu tekivad, kui meie juures midagi teha, sest lapsed peavad kusagil ööbima, aga siis me siis jälle midagi välja mõtleme. Just. Aga kõigile teile ma soovin seda, et ise oskaksite ennast ka hoida, et vahel on päris hea viis ennast maandada, midagi mängida. Või kedagi mängida. Mina oleksin väga huvitatud just sellest mängude koolitusest, et sellepärast, et Zoomi teel oleks ikkagi väga tore seda ka saada, et see oleks nagu mõte ja maastikumängu tahaks küll muuta, me oleme seda ise mõelnud, alati laagris teinud ja alati ka kooli esimestel päevadel korraldanud maastikumängu, põimides sinna sisse ka igasuguseid keelelisi asju. Näiteks eelmine aasta me tegime maastikumängu pisikestele lihtsalt, et tunne Eesti linnasid ja siis oli see maastikumäng korraldatud niimoodi, et kontrollpunkt oli igas erinevas Eesti linnas, tuntumas Eesti linnas ja siis me mõtlesime sellega välja vastavalt raskusastmele, aga kõik see ammendab ennast õpetajad ja need vabatahtlikud, kes on ju ainult ühed need samad, et alati tahaks nagu sellist värsket mõtet saada, et ei oska seda teha ja kõike me teeme ju tegelikult põlve otsas ja ilma materjali, kohapealseid materjali kasutades, et suur tänu veel kord Heidile, et ta nii huvitavad õppepäevad teeb, et saame meiegi natukene rohkem, sellepärast, et ega see Eesti sõit praegu sellel viiruse ajal ei ole ju nii lihtne ja teiseks on ka see, et kõik me tegeleme siin teise tööga, see on ainult kõrvalt, mida me teeme seda põhiliselt vabatahtlikult, saades sealt ainult mingisuguse bensiinikulu õpetajat korvata, et kõik muu on ikkagi ainult volunteerimise korras, nii nagu ta on ja suurest entusiasmist ja vabast ajast loobudes, et sellepärast me oleme väga-väga tänulikud nagu nende õppepäevade eest ja tavaliselt ka Eesti laagritesse. Meil ei ole ju võimalik nii väga siit kaugelt sõita, sest see eeldab ikkagi kulusid päris suuri, kui siit lennata Eestisse, eriti veel suvel, mis on juba piletid lähevad siin $1000 ringis edasi-tagasi, pluss Eestis elamine ja pluss ka see, et Ameerikas ei ole ju ette nähtud puhkust, et on puhkusepäevad vastavalt töökohtadele ja kui need siis selleks õppelaagriks nagu ära raisata, et vaevalt, et nii väga vabatahtlikus korras seda keegi nüüd teeks, et ikkagi kõigil on ju pered ja tahavad ikkagi oma puhkusepäevad, mis siin on niimoodi mõnel 6 tööpäeva aastas, mõnel ka 12 tööpäeva, mõnel üldse mitte, võtavad lihtsalt oma töö arvelt, kes erabusinessiga tegelevad. Nii et see on väga teretulnud, mis praegu Heidi korraldab need õppepäevad. Nii et sellele võiks mõelda, et ikkagi Zoomis ka oleksid mingisugused õppepäevad. Euroopast on muidugi lihtsam seda teha, et lennata teile, aga meil on see raskendatud. Aitäh! Aitäh, Maie. Ma lõpetuseks ütleksin ainult seda, et haridusprojektide komisjon käis koos, koosolek on toimunud, raha on eraldatud, mina olen protokolli teinud ja selle haridusministeeriumisse saatnud, minu allkiri on selle all, ootan Andero Adamsoni allkirja, niipea kui see allkiri tuleb, niipea saate ka teada, kes kui palju raha sai ja valdavalt ikkagi saan öelda, et 60 000 millegagi jagasime laiali, et kes
põhimõtteliselt ei olnud nagu suuri põhjusi öelda ei, mõned projektid me lihtsalt suuname omaalgatusprogrammi, et raha sai otsa, aga valdavalt te saite oma raha. Mul oleks veel seoses selle projektiga üks küsimus. Kuna meie raamatupidaja ütles, et me pole saanud seda puuduolevat 25% õppeaastast 2021, et mis sellega lahti on? Ma arvan, et lahti ei ole midagi, tuleb lihtsalt üle kontrollida, mis seis on ja ma annan märku. Aitäh, sellepärast, et meil on, nüüd on juba 22 ju lõppenud, 21, 22 ja me nüüd oleme nagu arvestanud selle rahaga, oleme kasutanud, ütleme, selle õppeaasta rahadest, et siis, aga sellest ma vist kirjutasin ka ja eks ma loodan, et. Ja. Aitäh. Ja, saame korda kõik. Olgu, tänan väga. Aitäh. Kohtume jälle. Nägemist. Nägemist.